Ja vaatame teist juhtumit, siin on üks kortermaja Tartus Marja tänaval, kus siis on meil vana maja, samamoodi värv on maha kulunud, siin aknaid on inimesed vahetanud ükshaaval välja, nii kus juhtub, tegelikult on tegemist miljööalaga ja sellist tegevust teha lihtsalt niimoodi ei tohi. Maja konstruktsioon, katus on läbi lasknud, katuse plekk on roostes ja roostetanud on ka sellised väiksemad detailid, siin väike varikatus ja muu. Ja siin on näha, et käib ehitustöö tegelikult, et sel hetkel ehitatakse siin juba siis küttesüsteemi või tuuakse see nii-öelda linnaküte või keskküte siia majja. Kohe on näha, et tehnosüsteemid juba muutuvad selle projektiga. Siin on nüüd näha siis ehitusprotsess ehituse keskel, kus siis maja välisfassaadilaudis on juba uuendatud. Antud juhul on siis pandud uus fassaadilaudis, kus siis fassaadilaudise profiil on täpselt vana profiili järgi tehtud. Majale on katusealune välja ehitatud. Ehk see mõte siis on see, et arendaja on selle katusealuse välja ehitanud, aga selle arenduse raha eest on siis võimalik maja fassaad korrastada ja maja nii-öelda koridorid, üldruumid korrastada. Et see on selline üsna levinud võte. Näha on siin ka, et otsaseina soojustatakse, et siin on niisugune ilus telliskivist tulemüürina toimiv otsasein, aga tegelikult see ei vasta paraku sellistele tänapäevaste soojusnõuetele. Et siin ikkagi otsustasime selle fassaadi väljastpoolt soojustada. Tuli ka välja, et see telliskivi müür on osaliselt nii halvas seisus siin ülevalpool just, et tuli osaliselt välja vahetada, kuna see oli niimoodi käega lükates kõikus, et ei olnud eriti kindel konstruktsioon. Ja siin on jah näha, et praegu nii-öelda käivad aluskrohvimistööd, pannakse siia soojustusmaterjal peale, siis lõpuks ka krohvitakse ja siis värvitakse selliseks tumekollakaks värviks, et on nagu sellest maja põhifassaadi toonist natuke tumedam.